Matšpalli paneb mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele. Tervist tennissõbrad, järjekordne Suure Slami turniir Wimbledon on läbi saanud. Novak Djokovic krooniti 21. korda Suure Slami tšempioniks, 4. korda Wimbledonis, kokku Wimbledonis juba 7 võitu tema nimel. Naistest viis esimese tiitli Kasahstani Jelena Rybakina. Meie naiste laeks jäi paraku teine ring, kuhu jõudis Anett Kontaveit nii üksik kui ka paarismängus. Aga kõigest sellest hakkame nüüd rääkima Riho Kalluse. Tervist! Tere! Ja Riias viibiva Riia lennujaamas, täpsemalt Allar Hindiga. Tere! Allar, saan ma õigesti aru, et sa läksid bussiga Riiga? Ja ikka. Bussisõit oli mõnus, eks? Väga mõnus. See on üks luksimaid busse, kus ma ise ka olen viibinud ja Riia bussijaam minu arust on Euroopa Liidus kõige pungim kohtu üldse, sest see on üks väheseid kohti veel, kus on bussijaamas avalik duširuum alles ja ma arvan, et see on ka Läti ainus avalik duširuum. Ja vetsud on sellise nõukaaegse klausliga, et lähed vetsu sisse, avastad, et paberit ei ole. Paber ju tuleb ju kaaselt selle tädikese juurest kaasa võtta täpselt nii palju, kui sul vaja läheb. No loogiline muidugi, Allar käisid duši all just seal. Ja just käisin. Aga Allar, sa käisid Tore, Gunnar, et sa tead neid asju ikkagi. Mul on nagu südamest hea meel, et sa nagu oskad kõigest asjadest rääkida. Ei, sul on nägu peas, et sa läksid bussiga, seal on näha. Ja. Aga Wimbledonis käisid sa ka, et räägi, kuidas on Wimbledoni muljed, jäid sa rahule selle atmosfääriga, mis seal valitses? Olin jah paar päeva ja just vaatasin Kirjase mängu ja jäin tema mänguga väga rahule. Sellel ta oli vist nüüd Krajinovici vastu oli järsku see teine ring. No see oli ta kõige parem mäng. Jah, tuleb nii välja tagantjärgi. Ja ei, muidugi, mis on ikka sellise suur turniiriga see melu ja see roheline muru, et see on nagu hoopis teistsuguse feelingu sellele, et see ei ole kindlasti kadunud sealt, et eks ta on eriline koht sinna tennise mekka. No minule isiklikult sümboliseerivad nii Prantsusmaal kui ka Inglismaal kõige rohkem need matšid, kus omad mängivad, minu arust see atmosfääri vahe ja detsibillide vahe on 10-kordne. Said sa mõne Briti mängija matšil ka viibida? Ei, suurel väljakul ei käinud ühtegi Britti vaatamas, aga eks neid mängis seal, eriti paarismängudes oli neid väiksemate väljakute peal ka. Aga tõsi, ja mis veel ütleme, mis on nagu see pool, et üks on nende väljaku peale minek, aga teine, mis ikkagi on suutnud tekitada ja nende oma traditsioone, et nii-öelda selle väljaku ühe kõrval muruplatsi peal on ikka sadu, kui mitte tuhandet inimesi, kes jälgivad tennist ekraani vahendusel ja see on ka omaette selline nähtus, mida võib-olla mujalt väga või teiste grandslammidena väga ei ole. Absoluutselt, aga hakkame lahkama seda Wimbledoni. Võtame kronoloogiliselt meie naised ennem liiga pikalt nendele peatuks, sest aega on ikka mõned nädalad möödas. Kaia Kanepi paraku kaotas kohe esimeses ringis prantslane Diane Parrile 6-4, 6-4. Mõistetavatel põhjustel ei olnud ta päris väljakul võib-olla kohal, nagu võis telepildi vaheldusel näha ja nagu ta ka ise hiljem pressikonverentsil tunnistas. Riho, sinu mõned mõtted sellest mängust, on meil mõtet seda üldse pikemalt analüüsida? Riho, pane ennast mutevõttaga maha. Jah, sa ütlesid väga õigesti, et kui vaadata seda, mis Kaia vahetult enne Wimbledoni tegi ja mis vormis ta oli, siis tegelikult tal oli kõik väga hea, aga loomulikult, kui sellised isiklikud traagilised sündmused elus juhtuvad, siis tennis on teisejärguline ja ma arvan ka, et ega siin sellest mängust ei saa mitte mingisuguseid erilisi järeldusi teha Kaia nii-öelda soorituse kohta Wimbledonis, et ma usun, et siin ei olegi väga midagi kommenteerida.
Allar, oled vast nõus? Ei, ma olen nõus, et ega tennis on nagu nii mitmetahuline mäng ja kui sellised sündmused juhtuvad vahetult enne, et väga raske on ikkagi väljaku peal keskenduda ja olla nii-öelda 100% seal koha peal, et kahjuks ta nii on. No Aneti esitustele saime mõned päevad kauem kaasa elada. Bernarda Pera, ameeriklanna, alistus avaringis numbritega 7-5, 6-1 ja teises ringis siis Saksamaa komeedile tuli kaotus tunnistada 6-4, 6-0. Suur küsimärk see Aneti vorm oli pärast koroona nii-öelda, nimetame need ikkagi tühistusteks võib-olla, et liiga pikalt jäi põdema seda koledat haigust, aga positiivne see, et vähemalt võrreldes Prantsusmaaga, nagu ta seal ütles, et ei püsinud püstigi, siis püsti püsis küll, aga võib-olla lihtsalt, et mängukindlust võib-olla hetkel ei ole. Riho, saite seda mängu ka kommenteerida, mismoodi teil see jaotus oli seal? Ja kommenteerisime ja vaatasime ka, et tõenäoliselt kindlasti Anett ise sellega rahule ei jäänud selle üksikmänguga Jules Niemeyeri vastu, aga vaadates ka vastase järgmise ringi tulemusi ja ka matši veerandfinaalis, siis ega väga vähe jäi puudu otsustavas setis ju 7-5 Tatjana Mariale, Jules Niemeyer kaotasid. Kindlasti tegemist tõusva tähega on ja me nägime ju siin jälle tegelikult Wimbledoni turniiril ka, et mängijad seal top 50 ja isegi top 100 võivad tulla ja üllatada täiesti, mitte kuskilt võib-olla isegi, et kui me enne turniiri oleksime rääkinud, et Kaia mängib Diane Parry'ga ja Anett mängib Jules Niemeyeriga, siis me oleks tõenäoliselt käsi kokku hõõrunud ja öelnud, et väga hea tabel, aga reaalselt see, mis väljaku peal toimus, sakslanna mängis väga agressiivselt ja väga head tennist, et ta ikkagi võttis selle mängu ära Anetilt, et mis oli minu jaoks väga positiivne oli see, et Anett lõi kaasa paarismängu turniiril ja tegelikult ta Wimbledoni viimast matši, mida ta mängis Barbora Krajčíková ja Katarina Siniakova vastu, kes võitsid ju Wimbledoni paarismängu turniiri lõppkokkuvõttes ja omades nende vastu esimene sett veel settpalli ja teine sett ka me Toomas Leiusega seda matši kiitsime ja imestasime, vaatasime, kui hästi Anett mängis tegelikult paari ja ta oli juba väga heas vormis, ta tundis ennast seal muru peal juba väga hästi, see oli tal ju 4. mäng, ütleme siis 2 üksikmängu ja 2 paarismängu ta sai. Nii et tegelikult seal 4. mängus ta oli selline vana hea Anett oli väljakul tagasi, et selle üle meil oli väga hea meel ja ei olnud enam märki sellest, et ta kuidagi oleks tundnud ennast haigena või ta ei saa piisavalt hästi ei liigu või midagi sellist, et ta oli väga tsoonis ja vedas seda matši lõpuni, oli vaata, et 4 mängijast kõige parem seal väljakul. Et see jättis väga positiivse pildi ja ma usun, et Anett ikkagi ise lahkus ka sealt Londonist selles mõttes positiivse tundega. Allar, ega sa seda mängu koha pealt ei näinud, et sina olid sel hetkel juba vist Londonis? Jaa, nägin küll ja ütleme Anetti koha pealt ma arvan, et eks kõige parem oleks olnud, kui ta oleks saanud mõned mängud ka ette enne Wimbledoni, et ma arvan, et see muru nõuab natukene ette mängimist ja harjumist ja ta on ikkagi selline kate, või mille peal sa mängid, ütleme 2, maksimaalselt 3 turniiri hooaja peale. Et kui see teiste katte peal ikkagi läheb selline ülejäänud hooaeg, siis sa vajab natukene harjumist ja treening ei ole võib-olla ainuke viis selle jaoks, vaid mõned mängud on vaja mängida. Aga tõsi, et paaris mängus nad olid Shelby Rogersiga hästi nagu selline aktiivsed ja nagu nad nautisid seal väljaku peal olekut ja tegid ikkagi, ütleme siis hilisematel turniirivõitjatele nii-öelda elu natuke raskeks ja tuliseks, vähemalt esimeses setis. Et just nagu Riho ütleb ka, seda aktiivsust ja sellist nagu, võib-olla nagu meeleolu ja actionit oli seal väljaku peal kindlasti, et ei jäänud nad kuskilt alla, et võib-olla seal seti lõpus natukene
natukene suutsid Tšehhi paar veel grammi võrra juurde panna ja olla natukene kindlam ja natuke nagu seda seti lõppu paremini mängida ja sinna see esimene set läks ja teine, kui ma mäletan, läks 6-3. Jah, seal teise seti, vabandust. Tahtsin vist öelda, et ega see teine set oli ka, seal oli üks õnnetu Shelby Rogersi servi game ja ülejäänud set kulges tegelikult game'i haaval, et ega nad mängis teises setis ka väga korraliku ja Anett mängis väga head mängu seal matši lõpuni tegelikult. Ja mis seal ongi ikkagi sellise top 1 naispaari vastu mängides, et jällegi, et nad võivad seal natukene võib-olla olla kuskil nii-öelda seti jooksul järgi anda, kuid ma ütlen, minu arust seti lõpp oli nende poolt nagu 100% järsku tekkis mingisugune fookus ja pigem nad nagu hästi nagu sellise kindla ja keskendunud mänguga võtsid selle seti ja ega sul ei ole ruumi kuskilt sealt nii-öelda eksida, et 1-2 viga ja set on lõppenud sinu ajaks, et nii lihtne see mäng ongi. Aga eks saab nüüd näha, et küsimärgid, ma arvan, et Kontaveidi vormi kohal on endiselt õhus. Nägin teda küll täna treenimas Tallinkis, aga treeningu põhjal ei ütle midagi. Väga tähtis periood tuleb nüüd Anetil, just see august kuni november on tal ikka ämbritega punkte kaitsta. Kõige tähtsam osa, Gunnar, ikkagi nagu sa ütled, et sina nägid Anetti Tallinki tennisekeskus, aga mida sina tegid? Sa käisid trennis? Jaa, ma käisin mängimas, ma kaotasin, sellest ei räägi. Okay. Aga, see on kõige tähtsam osa. Aga ma ei tea, need punkte on ju, ma ei tea, üle 1000 nüüd kindlasti, et tuleb hakata ükshaaval kaitsma nüüd või? No eks see on fakt, et neid punkte tuleb hakata kaitsma ja midagi on ta siin võib-olla esimese poole aastaga tagasi ka võtnud või juurde saanud, aga selge, et see võidusoon, mis tal oli siit augusti keskelt kuni hooaja lõpuni, see oli, ütleme nii, et meeletu. Ja seal on meeletud punkte, mida tegelikult tuleb kaitsta, aga loodame, et ta saab järjest kindlamalt ja rohkem endal jalad alla ja parema enesetunde ja parema sellise füüsilise energiaga tagasi ja kas ta nüüd samad hooaja lõppu suudab teha nagu eelmine aasta, kui me seda võib-olla uskuda või nõuda on nagu keeruline, aga ma arvan, et osa punkte peab kindlasti kaitsma endale ära ja ma arvan, et ta suudab seda teha ka. Kindlasti üks võimalus ja väga oluline on see, kuidas Anetil õnnestuvad Ameerika lahtised eelmisel aastal, mäletatavasti ta kaotas 32 hulgas igas Viantekile otsustavas setis ja see tähendab 130 VTA punkti, et mida mina isiklikult loodan, et äkki ta teeb hea tulemuse Grand Slamil ja see võib-olla looks talle võimaluse, et ta suudab neid nii-öelda väiksemate turniiride võite, mis ta seal järjest oli, et sealt neid punkte tagasi saada, et oleks kindlasti oluline, et ta New Yorgis mängiks ennast võimalikult sügavale, aga samas ma usun, et selles suhtes küsimus on ainult su enda vormis, et ta on endiselt paigutatud tõenäoliselt aasta lõpuni, ta siin New Yorgis saab kindlasti veel, ma usun kindlasti 8 parem hulgas paigutuse tõenäoliselt veel ja selles mõttes midagi katki ei ole, et saad ju esimestes ringides rahulikult mängida, et küsimus on see, kuidas õnnestub nüüd oma vorm ajastada, kuidas uue treeneriga koostöö hakkab sujuma ja eks seal on palju faktoreid ju ka tihtipeale on tennises palju faktoreid ka selles, et kes sul seal teisel pool võrku on ja mis seal toimub, et ega siis need paljud turniirid ju, mis sa näiteks välja tõmbad, seal oli ju väga palju selliseid nii-öelda juuksekarva matse, kas või see sama Kremlin Cupi finaal, et ega ei tea, kõik on võimalik. Augustis siis kas 1. august San Jose või 8. august Toronto peaksid olema need turniirid emmal-kummal, lubas siis Anett oma USA turneed alustada, aga tegelikult üks Eesti juurtega mängija, kes võib-olla kunagi esindab veel Eesti naiskondagi, Ingrid Neel oli samuti ju Wimbledonis võistlustules, huvi pärast lihtsalt vaatasin, kuidas temal läks.
Esimeses ringis saadi jagu sellisest huvitavast paarist nagu Samantha Stosur ja Taipei esindaja Latisha Chan, aga teises ringis tuli kaotus vastu võtta Alison Riskilt ja Coco Van de Weihilt ja jõudis ta juba ka Bastadi Challengeril mängida. Seal tuli veerandfinaalis kaotus võtta vastu Misaki Doilt ja Rebecca Petersonilt. Selline huvitav nelik oli siis ja Ingridi paariliseks oli Aljona Boltsova. Postadi VTA 125 mõtlesid turniiri vist. Ja, ei, Bastadis oli partneriks isegi Peang Tarn Lipuech kuskilt Indoneesiast. Aga Allar, ega sa ei tea, kuidas tal see lipusaaga? Ma kõigepealt tahaksin Ingridit siin juures kiita, et ma nägin nende esimese ringi kohtumist ja see oli tõesti äge, et järjekordselt selline rusikat püsti, emotsionaalne ja hästi julge ja väga äge paarismäng oli, et hästi, ma ütlen, kogu sellise energia ja julgusega, mis nad seal väljaku peal kokku kahe peale kombineerisid, et esiteks oli väga tore vaadata, teiseks oli erinevaid mänguolukordi, mis tegi selle mängu pealtvaataja jaoks selliseks huvitavaks ja nii võrkuminekuid, tagajoone rallisid, krossi kui ka ületõsteid, et hästi selline lahtine ja mõnusalt mängisid ja ma arvan, et see oli tema vist võib-olla isegi esimese ringi võit Grand Slami turniiril, et see kindlasti tähendas nagu tema jaoks ka väga-väga palju, et meil oli terve perekond isa ja vanaema olid ka seal koha peal vaatamas, et see oli nende jaoks ka hästi emotsionaalne sündmus. Said sa nendega jutuga puhuda? Ja, natuke rääkisime, jah. Vanaemaga eesti keeles? Vanaemaga eesti keeles, jah. Et isa eesti keelt ei räägi, aga oskas öelda 1, 2, 3, aga sinna see jäi, aga väga toredad inimesed ja vanaema hoiab igati pöialt nii-öelda, et ja nad on kõik, kogu perekonna toetus on Ingrid taga, et esiteks Ingrid väljakul hästi läheks ja teiseks, et neid hästi nii-öelda motiveerib ka Eesti lipu all mängimine ja järgmine aasta Fed Cupil, või siis nii-öelda Billie Jean King Cupil on Ingridi taga Eesti lipp olemas, jah. Aga miks tal juba VTA kodukal Eesti lippu ei võiks olla? Ma jään sulle vastuse selle koha pealt võlgu, neid tehnilisi küsimusi ma praegu ei oska sulle väga täpselt seletada, mis seal teha on vaja, aga eks me nüüd kogu selle virvari juures siin ka, mis siin Eesti meistrivõistlused olid, et tegelikult me korra rääkisime sellest ja me natukene uurime nüüd sügavamalt, et mis selle teha on vaja. Aga selge, tuleme nüüd Wimbledoni kulminatsiooni juurde. Kõigepealt naiste finaal. Meil on esimene Grand Slami võitja Kasahstanist, Jelena Rybakina, võitis siis maailma teist reketit Ons Jabeur, kes küll nüüd tänaseks on juba 4. reket. Kaotas esimese seti 3-6, aga võitis üle jäänud 2, kindlalt 6-2, 6-2. No mulle tundus, et ei võitnud mitte see, kes rohkem tahtis, vaid seekord võitis see, kes kaotas see, kes rohkem tahtis, et Rybakina matšpalli oli ära võitnud, siis emotsioon oli selline, nagu oleks VTA turniiri esimesest ringist läbi tulnud. Või Riho, kuidas sulle tundus? Ja võib-olla natukene küll tundus, et võib-olla ta ei saanud ise ka täpselt aru või on see moment, kus sa täpselt ei saa aru ja ei adu seda, mida sa teinud oled, et see reaktsioon võib tulla alles mõne aja pärast, et see oli tema jaoks tõenäoliselt niivõrd suur üllatuspomm, et inimesed reageerivadki erinevalt, et ega seda on raske ette kujutada, kui sa pole selles situatsioonis kunagi olnud, aga Jelena Rybakina tennis on väga-väga muljetavaldav ja ma sain mitut tema mängu kommenteerida. Esimene matš, mida ma mäletan, oli kui ta mängis selle Alja Tomljanovitšiga oli väga kõva lahing ja tekkis ka selline tunne, et mingi esimeses setis oli täpselt natuke sarnane võib-olla paralleel ka finaaliga Ons Jabeuriga, et üks mängija kogu aeg dikteerib, lööb palli kõvemini,
aga kaotas seti ja avaseti kaotas ka Alja Tomljanovitši vastu. Aga suutis ikkagi enda mängu kohandada ja mugandada ja hakata rohkem varieerima ja vastast liikuma panna niimoodi ebamugavalt ja vastu liikumist, eriti muru peal on see väga efektiivne, kui sa tihti näed, mängijal on pall on praktiliselt kõrval, aga sa ei saa tagasi muru peal, et seda Novak Djokovic ütles hästi selle kohta tegelikult, et kõik räägivad sellest põrkest kogu aeg, et liiv ja muru ja haard, aga kõige keerulisem on tulla liiva pealt muru peale ja seal liikuda, et see on üks kõige keerulisem asi, et millega sa pead murul väga hästi hakkama saama ja Rybakina suutis seda suurepäraselt teha ja no midagi ei ole öelda, ikkagi oli finaalis oli Ons Jabbeurist parem ja kuigi peale avasetti mulle isiklikult tundus, et no ei ole võimalust, et kuidas ta nüüd seda matši võidab, kui see niimoodi jätkub, nagu see avasetis oli, aga suutis ennast kokku võtta ja väga muljetavaldav tennis ikka lööb ikka väga kõvasti seda palli. Jelena Rybakina on ülivõimas tennisist. Ma pean tunnistama, ma ise seda matši väga palju ei saanud jälgida, sest toimetasin parasjagu Eesti meistrivõistluste podcasti, aga kas oli nii, et Jabbeuril oli ka mingi väike vigastus segamas mingil hetkel? Jah, natukene, aga ma ei usu, et see nüüd oleks oluliselt seda matši kulgu mõjutanud, et see ei olnud kindlasti põhjus, miks ta selle finaali kaotas. Et kindlasti mitte. No Inglismaa meedias on praktiliselt iga päev, kui Rybakina on võitnud, on teravalt meelde tuletatud, et tegelikult on tegemist ikkagi venelannaga ja Moskvalannaga ja pressikonverentsil kiusati ka nende küsimustega teda ikka söögi alla ja söögi peale. Esimene küsimus ja viimane küsimus, et Riho, ütle sina kommenteerijana, kas sind kuidagi häiris see fakt, et ta on venelanna ja võidutses Wimbledonis, kus tegelikult venelasi ja valgevenelasi ei tohiks olla? Ei, ma sain puht inimlikult aru, mis see olukord on ja loomulikult sõja suhtes null tolerants, aga mul on kõikidest nendest sportlastest väga kahju ja lõppkokkuvõttes me näeme ju, mis on, et tenniseorganisatsioonid on killustunud, kogu see jama tegelikult lõppkokkuvõttes lõppes täpselt vastupidi. Danil Medvedev tõuseb esireketiks, Moskvalanna võitis Wimbledoni turniiri ja kõige suurem kaotaja tegelikult on Novak Djokovic. Et see on, võiks öelda, lose-lose situatsioon, et kõik kaotavad ainult, et ega mitte keegi sellest mitte midagi ei võida. Et kurb, et see nii on, aga ei, mina elan väga kaasa paljudele Venemaa ja Valgevene tennisistidele samuti ja mulle väga meeldib Danil Medvedevi tennis. Toomas Leiusega väga naudime tema mänge ja et absoluutselt ei võta seda kuidagi isiklikult. Allar, sind kui vaatajad häiris see fakt, et tegelikult et venelased said ka natukene oma meedias trummi lüüa, et meie ikkagi kasvatasime üles selle mängija, kes võitis Wimbledoni? Jah, eks ta on keeruline olukord, et nüüd küll teada anna tuleb selja tagant, aga eks ta on keeruline olukord ja täpselt nii, et keelad ühtpidi ja tegelikult see bumerang lendab sulle teistpidi nii-öelda vastu pead, et see, mis juhtus, et aga täpselt sama, et see kogu seltskond on ju väga kokku kasvanud nii-öelda tuuril ja mängijad enam jaolt, et ei nemad väga palju mõtted sellest, nad võtavad ikkagi mängijad kui inimest ja mitte kui võibolla osa agressioonist, kuid eks see täiesti nõus sellega, et see null tolerants peab olema ja kahjuks sa võid olla samamoodi, võtasin teised mängijad, et kes on veel, Nissimavagi on ju ka Venemaalt emigreerinud Ameerikasse ja mängijaid on võib-olla seal veel, kes on analoogselt teise lipu all mängivad. Et see paratamatus ole, et ega ta muidugi, see Wimbledon iseenesest ju nii või naa oli sellel aastal selline eriline, et ei ole punkte ja rahvust mängida
mängijad ei osale ja nii edasi, eks võid ju kuskilt pidi natukene ühtpidi devalveerida või mitte, aga ma arvan, et täna seda turniiri võitis ikkagi selle päeva parim mängija, et selle vastu ei saa. Et kahjuks, et see rahvuse teema täna on isegi rahvuse teema, vaid teistpidi, et see teema täna üleval on, mis takistab spordil sujuvalt joosta. Ja ma tahaks võib-olla lisada, et kui nüüd vaadata, et see Wimbledonit punktide äravõtmine, ega Wimbledon on ikka Wimbledon. Wimbledon on ikka maailma kõige prestiižsem, maailma kõige väärikam, kõige turniir, et minu jaoks ei kaotanud Wimbledon sellega niivõrd palju, kuivõrd palju kaotas ATP ja WTA punktisüsteem. Ja see, mis edasi saama hakkab, see süsteem on palju rohkem lõhutud praegu kui Wimbledoni turniir. Ega ausalt öeldes vahet väga ei ole, et punktidega või punktideta Wimbledon on Wimbledon. Jaa, nõus. Teeme siia vaikselt ühe kõlli vahele ja siis räägime meeste finaalist ka. Suuremate ja väiksemate võistluste matšpalle vaata Unibet TV-s, kus sind ootab aastas ligimale 100 000 tasuta otseülekannet. Unibet, mängijatelt mängijatele. No ootasime kõik Djokovic'i ja Nadali finaali, aga Nadalil tuli kõhulihas tuli vahele. Saime ka mitte üldse halva finaali. Djokovic ja Nick Kyrgios. Djokovic kaotas esimese seti. Kaotas selle 4-6, võitis järgmised 3, 6-3, 6-4, 7-6 ja kiire lõppmängu 7-3. Ma võin nüüd selle faktiga eksida, aga kas ta oli nüüd üle pika aja esimene või üldse esimene, kes võitnud Wimbledoni nii, et alates veerandfinaalist, alates vist, paranda mind Riho, kui ma eksin, kaotas esimese seti ja võitis siis matšid. Oli nii? Ma julgesin praegu parandada. Ma ei ole kindel, et ma seda nüüd täpselt peast mäletan, et jah, tal oli nüüd vist 4 aastat järjest on seda vist olnud, jah? Jah. Ja vist oli küll, jah. Ma hakkasin mõtlema, et millal see ükskord teda tagumikust ammustab, et sa ei saa ju lõpmatuse niimoodi panna, et me oleme tegelikult väga mitmetes suure slam'i matšides, otsustavas matšides näinud, kui aeglaselt Djokovic võib-olla alustab, aga siis ma kuulsin ühest rahvusvahelisest podcastist sellist fakti, et oma viimasest 14 matšist, kus Djokovic on jäänud 0-1 kaotusseisu, on ta võitnud 12. No võt, siin on nagu küsimus tegelikult, et kas see ammustab Djokovic'i või see ammustab ta vastast. Et 5 parem tennis on hoopis teine mäng. See on hoopis teine tennis. Ja võib-olla me ju võtame siin lähiajaloost noori mängijaid, kes on kõik siin Djokovic'i vastu 2-0 settidega juhtunud, kas või Tsitsipas eelmisel aastal Prantsusmaa lahtistel, Lorenzo Musetti Ameerika lahtistel, nüüd oli kõige raskem mäng 3,5 tundi Jannik Sinneriga, kes oli 2-0 settidega Djokovic'i vastu. Et siin on küsimus nagu selles, et pigem isegi vaatad vastupidi, et see mäng alles algab sealt 3. setist, aga võib-olla nendel noortel mängijatel tundub, et justkui midagi oleks juba väga tehtud. Et see näitab seda ja tegelikult see sama finaal ka Nick Kyrgiosega otsustati ära 3. seti lõpufaasis, kus me nägime kõik, kui seis oli 4-4 ja vist oli isegi 0-40 Djokovic'i servist, kui me nägime, mis Nick Kyrgiosega juhtus. Ja seal ei olnudki rohkem vaja. See oli 5 minutit, kui ta oli totaalselt paanikas, totaalselt närvis, ainult vestles oma boksiga, süüdistas neid selles, et nad valel hetkel elavad valesti kaasa. No ühesõnaga tegeles muude jamadega seal 5 minutit ja see mäng oli otsustatud. Siis oli kõik selge, meie jaoks oli kõik selge, et seal ei olegi rohkem midagi. Tegelikult muus osas see oli ju täiesti ilus finaal ja seal ei olnudki rohkem vaja. Ehk siis tegelikult Djokovic ise ütles selle väga ilusti eelneval pressikonverentsil ära, et see mäng otsustatakse väga pisikeste marginaalidega ja küsimus on, kes emotsionaalselt tähtsatel hetkedel suudab närvi paremini säilitada, et see võib-olla otsustab matši ja täpselt nii läkski. Ja ei olnudki mitte midagi rohkem vaja, et mina hoidsin väga Nick Kyrgiosele pöialt ja mulle tema
tennis väga meeldib ja minu arust ta on selline koloriitne kuju, kes kindlasti toob tennisesse väga palju juurde ja tänu temale väga paljud noorem generatsioon ka jälgib tennist, et ta on väga huvitav figuur igal juhul, aga kahju, et ta ikkagi finaalis võib öelda nii, et mentaalselt ikkagi üks hetk ei pidanud vastu Djokovic'i vastu. Loomulikult see ei tähenda seda, et ta seda finaali oleks võitnud ja füüsiliselt kindlasti läks see mäng juba, 4. setis läks see Nick Kyrgiose jaoks ikkagi, mida edasi, seda keerulisemaks see läks tema jaoks loomulikult. Aga sa oled ju nõus, et see ei ole ju statistika, mille üle võib inimene nagu uhkust tunda, et sul on selline seeria, kus sa esimese sette kaotad? Ei, ega siis kindlasti Djokovic ei lähe ju meelega seda esimest seti kaotama, et tal võib-olla selles mõttes oli näha, et Djokovic pani ka ikkagi ühe käigu juurde teises setis ja ta hakkas agressiivsemalt mängima, et esimene set ikkagi Kyrgios sai dikteerida palju rohkem. Ja selles mõttes ta on võib-olla teatud märgid on, et ta on natukene aeglasem alustaja võib-olla, et ta ei mängi alguses nii teravalt ja ta natuke nagu laseb seda, annab seda initsiatiivi võib-olla vastasele rohkem matši alguses, aga lõppkokkuvõttes see kõik on võib-olla üks osa sellest matšist, et kuidas sa seda mängu üles ehitad ja mida sa seal kompad ja mida sa seal teed, et seal on väga palju selliseid asju, mis võib-olla, milleks sa valmistad ette selles setis, nagu me nägime, näiteks siin oli Rafael Nadali ja Ricardo Sperankise matš, et kõik tundub jube võrdne, aga äkki seti lõpus pannakse natuke juurde ja võetakse see sett ära, eks, et nende nii-öelda vanade kalade puhul neid asju ei saa nii üheülbaliselt ja lihtsalt analüüsida neid mänge, et tegelikult seal kompuuter töötab ja need kogemused ja sellistes situatsioonides olemised see on nagu mingi hoopis teine maailm, ma julgeks arvata. Kellele sa alla Reile pöialt hoidsid? Mina ütlesin enne mängu, et kui Kyrgios suudab oma suu kinni hoida, siis tal on väga suured võimalused. Aga mis välja tuli, oli ikkagi suur pettumus minu ajal selles osas, et just see 3. seti tsirkus ja tegelikult see tsirkus ju käed hakkasid käima sisuliselt pärast esimest setti. Ja ega see pall rohkem tal seal väljaku peal ei püsinud, kui nii-öelda serv hoidis seda elus ja ülejäänud mäng järjest rohkem ja rohkem lagunes, et väga nagu selles suhtes nagu kurb oli vaadata, et ma arvan, et venel anti nagu eluvõimalus mängida Wimbledoni finaalis ja ta ei kasutanud seda ära. Et ta on küll hea mängumees, kuid nii-öelda vaadates ka tema ajalugu, mismoodi ta mängib, kui üles alla teatud hetkel ja kui emotsionaalselt, siis millal ja kas ta nüüd uue võimaluse saab, et seda muidugi näitab aeg. Aga jah, ma ootasin täna oluliselt rohkem, et kahjuks ta ei suutnud üldse oma suud nii-öelda selles osas kinni hoida ja tennisele keskenduda. Samas ma tahtsin veel lisada seda, et ta ise tunnistas ka, et kui tal pidi tulema matš Rafael Nadaliga, siis sellel öösel ta magas ainult 1 tunni, et ta ütles, ta muidu on suht rahulik tüüp, aga ta ütles, ta pole ennast kunagi nii närvilisena tundnud ja ikkagi ma olen sellest Allariga nõus, et ta tegelikult põles läbi vist juba enne finaali natukene, et kahju, et ta selle oma nii-öelda eluvõimaluse käest lasi ja ma ei tea, kui palju ta finaali eelsel ööl magada sai, aga ta ise kirjeldas seda pressikonverentsil, et mõtles kõik stsenaariumid läbi, et võidan, kaotan, mismoodi, kuidas, et ta ütles, palju ei olnud võimalik, ta ei saanud üldse undki öösel. Sellised asjad, ongi, üks mees mängib elus esimest korda ja võib-olla ainult kord finaalis Grand Slamil, teine mees on 32 korda seal mänginud. Ja see teine vend, ma arvan, et isegi kui ta ei saa magada, mis on ka võib-olla täitsa tõenäoline, et eks tal kuklas ikkagi midagi on ja natukene teatud asjad võib-olla mõjutavad, kuid ta oskab ennast mobiliseerida ja ta oskab nagu ennast kokku võtta ja ta teab, mis on selle jaoks tema enda jaoks vaja teha. Ja siis ongi see, et kui ta nagu rahulikult purjetab, ta võib olla ülisem startija või natuke aeglasem startija, aga ta mängib välja oma koha. Ta mängib oma mängu välja ja ta ei anna nagu vastasele mitte midagi tasuta ära. Ja see ongi see koht, kus ta väga tihti keerab need mängud enda kasuks.
et ta paneb küll natukene ka juurde, kuid tema mängutase on läbi järgmiste settide on ühtlane, ta ei anna kuskilt ära. Jah, seda oli, mingi hetk oli näha, et no pallivahetustes muutus see asi ikka, no võiks öelda, et ikka päris lootusetuks, et seal ikkagi nagu pikemalt pallid mängu läksid, siis praktiliselt Nick Kyrgiosel varianti ei olnud. Tema kõige parem variant oli oma servi peal purjetada või Djokovic'i teist servi kohe rünnata ja saada sealt otse punkt. Aga kui juba see tõrje korralikult tagasi tuli ja läks mänguks, siis vahepeal oli see asi ikka päris mannetus, et oli üsna selge, mis seal saama hakkab. Ma mäletan vist enne, kui see kolmanda seti vahejuhtum pihta hakkas, Riho, sa vist ülekandes ütlesid, või küsisid oma kaaskomentaatorit, et kumb mängib paremini, kas see Kyrgios, kes on keskendunud või see Kyrgios, kes jutustab. Ma arvan, et me saime üsna kiiresti teada, kumb variant õige on. Jah, ma vist mingites mängudes ta on kuidagi nagu selle jutustamisega ka suutnud võib-olla nagu, ei oska öelda, kas isegi teeb seda meelega, et ta töötleb tegelikult vastast, räägib pukikohtunikuga, räägib publikuga, aga tegelikult ta töötleb vastast. Mida me nägime Tsitsipase vastu? Ega ta mängis ju hästi Tsitsipase vastu. Aga see on nagu üks osa siis nii-öelda näitamaks, et kuidas sa tahad tast üle olla ja kogu see jutt, mis sealt suust välja tuleb. Et ma võib-olla natuke nagu sellepärast küsisin kaaskommentaatori käest, et mis nad nagu mõtlevad, aga finaalis oli see väga selge. Nagu Alar ütles ka, et finaalis oli väga selge ja mina kartsin ka seda, et kui ta selles matšis suu lahti teeb, siis tal võimalust ei ole. Ja kahjuks Kyrgiose puhul on see, et ütleme, Tsitsipase ta lööb veel rütmist välja ja segab nagu seda oma jutustamisega, oma pauside ja kõige sellega. Aga Djokovic oli valmis selleks, ta oli 100% valmis selleks, et sealt tuleb loba, sealt tuleb kõik muu. Et ta oli 100% valmis, ootas seda isegi. Ja võib-olla isegi nautis seda hetke, kui see hakkas tulema, sest ta teadis, et see mäng on tema. Just, ta oli niivõrd enesekindel ja tema teadis täpselt, mis tema tegema peab. Ja. Aga Kyrgios otsis mujalt abi. No värskem uudis on see, et kui miljon oli vist see teise koha, miljon naela oli teise koha auhind. 50 000 naela, jah. No mingi tasaarveldus tuleb vist ikkagi Kyrgiosega teha, sest ta sai seal ju trahve ka, et $10,000 oli seal turniiri keskel ja finaali eest sai sellise huvitava trahvi, 4,000 naela selle eest, et see on see audible, et sa ropendad või räägid kuidagi nii nagu ei peaks rääkima, aga sa teed seda kuningliku pere ees. See oli veel eraldi selles trahvis välja toodud, et tuleb ikka vaadata. Tulevane kuningas istus esireas 30 kraadi, must pintsaks seljas, et päris nii ei saa. See on eraldi hinnakiri siis, et pead teadma seda, kes tribüüni peal istuvad, et seda on ka vaja nüüd jälgima hakata mängijatel. Yeah. Aga ma korra mõtlesin selle peale, et kui Nick Kyrgios turniiri alguses ütles, et tema tahaks muudatust Wimbledonis, et tema võiks oma musta Jordani nokamütsi pähe panna. Et kui ta tuli autustamisele punase nokamütsiga, siis ma mõtlesin, et korra hakkasin mõtlema, et kas see ikka on lubatud või see ei ole lubatud. Aga vist peale mängu nagu vist oli ikka lubatud. Ei tea, ma arvan, et see oli selle 4000 sees või nende trahvide sees. No vist küll jah, et kuidagi see punane müts oli seal nagu teema väline, aga... Ma ei tea, Riho, teil tuli see paarismäng peale, kas te läksite vahel pausile või läinud, aga telepilt jäi alles, et see, kuidas ta selle kandikuga seal ümber käis, et loopis seda õhku ja hoidis kuidagi ühe näpu otsas ja ma ei tea, keerutas peaaegu, et palju puudu ei jäänud, et oleks maha pillanud seal isegi, et väga laadnalt käis ringi selle hõbedas kandikuga. Eks ta tahtis nagu märku anda, kuivõrd rahul ta selle teise kohaga oli, Ja kahjuks ta oligi nagu rahul, et see oli samas mõelda, et ta oli pärast mängu kohe ju naeratas ja tal oli väga tore olla, et kõik see kaotus või mismoodi kaotus oli nagu teisejärguline. Ja tal oli ägedat 2 nädalat. Naljakas oli see intervjuu, mis ta andis seal kohe peale, või see lõpukõne, kus ta küsiti, et kas see teine koht nüüd siis kasvatab su isu veel rohkem, sa ütlesid, et jumal ei, et ma olen nii väsinud, ma ei taha siia enam kunagi tagasi tulla. Ta Djokovic'iga ööklubisse minna, see oli tal hoopis. Ta läks ööklubisse, aga oma lähikondlastega.
ja pressikonverentsis siis ütles sellise huvitava lause, et kui ta oleks võitnud, siis ta kardab, et siis oleks motivatsioon täiesti ära kadunud. Nojah, seda on nii ja naa, et võib-olla vastupidi. Aga sa võid seda mõelda küll, aga teistpidi sa mõtled, sa oled selleks võimeline, et sa saad seda võib-olla korrata, et ega sa seda enne ei tea, kui sa selle ära teed, noh. Aga ma arvan, et räägime natukene Novaki rekorditest ja sellest, millal või kas ta üldse võiks Rafael Nadali kinni püüda, sest järgmine võimalus selleks võib tal avaneda alles 10 kuu pärast French Openil, sest ta kinnitas, et USA jaoks ta ennast vaktsineerida ei kavatse. Kui juhtub ime ja USA kuidagi annab talle eriloa, siis ta sinna läheb. No Austraalias on tal üldse riiki sisenemise keeld 3 aastat, et paljud ikkagi arvavad tänasel päeval, et Djokovic on selles Grand Slami reisis favoriit, aga kas ikka on neil tingimustel? Nojah, võib-olla see vaktsineerimise saaga ja kõik see, et ütleme, see on sul oma kätes ja enda otsus, et see selleks, aga see, mis Wimbledonis juhtus, sellest on nagu kahju iseenesest, et see ei ole nagu tema otsustada ja tema teha, et ta nüüd oma punktidest seal ilma, et selles suhtes on hästi kurb jah, et Austraaliast jäi ta ilma, põhimõtteliselt Wimbledonist jäi ta ilma. Ei, ta ütles, et ta punkti enam taga ei ajaga, sest ta sai selle rekordi kõige rohkem nädalaid, selle sai kätte ja pärast seda ta ütles, et ta enam punkti ei püüa. Nojah, aga ma usun, et eks ta neid Grand Slamme ikka tahaks. Slamme ikka tahaks, jah. Ja sa oled juba 35 pluss, et palju sul neid võimalusi on, ta on ju tegelikult, me näeme, et ta on ikkagi ju super vormis, et ta on sellest, ütleme nii-öelda suurest kolmikust, kui vaadata Federeri, Nadali ja Djokovic'i, siis ma julgeks küll öelda, et 35-aastane Federer, 35-aastane Nadal, 35-aastane Djokovic, siis Djokovic näeb välja nagu 25-aastane, et ta on ikka kõige nagu värskem ja noorem näeb välja oma vanuse kohta. Et kahju on jah, et need võimalused lähevad mööda ja aastad tulevad, et oleks ilus näha ikkagi teda, mina tahaks küll teda näha New Yorgis ka, et kõiki tahaks näha. No ega Rafael Nadali tervise kohal on ka päris suur küsimärk, et saad ühe asja korda, hakkab teine järgi andma. Siin oli kuidagi kõhulihas probleem kuskilt ilmnes. Ma ei tea, kas see oli tal varasemalt ka kunagi olnud? Kuskilt võib-olla mäletan, et on olnud, aga võib-olla mäletan valesti, aga eks jah, et vaadates ütleme, kes seal järgi on või kes tagant tuleb veel sellest nooremast generatsioonist, siis nii nagu Novak mängib täna, ma julgen arvata, et ta on ka 10 kuu pärast sama traksis kui siiamaani, et väga raske on teda võita, väga raske on teda võita, et selles suhtes on jah kahju, et need vähemalt US Open, kui mitte ka Austraalia Open veel vahele jääb. Et aga need annaksid talle kindlasti väikese eelise nii-öelda seda Grand Slami reisi enda poole kallutada, aga ma arvan, et see motiveerib teda ja ta lihtsalt teeb kõik selleks, et see on selline võib-olla Balkani mentaliteet ka heas mõttes, kus ta lihtsalt läheb läbi kõigest, et saada see rekord enda kätte. Väga soe ja südamlik võidukõne oli loomulikult Djokovicil, rääkis seal, et kui ta nägi, kuulake nüüd, siin tuleb Viktoriini küsimus ka, et kui ta nägi, kuidas 92. aastal Pete Sampras võitis, siis ta küsis emalt ja isalt, et oske mulle reket ja sealt saigi kõik alguse ja nüüd minu küsimus on, et kes võitis 92. aastal Wimbledoni? See on naiste võitluse. See võis olla Pete Sampras. Ei, see ei olnud Pete Sampras. Goran Ivanišević ütles pressikonverentsil, et Pete Sampras küll ei saanud olla, et mina võitsin Pete Samprast poolfinaalis ja finaalis kaotas Ivanišević Agassile. Agassile, jah. Et keegi võiks Djokovicile teha ka ajalootunni, et ta siis ilmselt vaatas mingit teist Wimbledoni või mingit teist turniiri ja pani selle Wimbledonile kandis üle. Ja. Aga
kõige tähtsamad asjad lõpus, et meie ennustused. Mina ennustasin, et Sviatek võidab finaalis Ostapenkot ja Nadal võidab Djokovic'i. Riho pakkus, et Kanepi võidab Kvitovat ja Nadal võidab Hurkacit. Ja Coca-Cola kuulub Allarile, kes ütles, et Kvitova võidab Kontaveiti ja Djokovic võidab Berrettinit ja selle Djokovic'i eest ta selle Coca nüüd saabki endale. See on natuke tegelikult nagu häbiväärne, et ma ütleksin, et noh, ikkagi, või on see ennustamine on selles kontekstis ikkagi nii selline töö, mida nagu väga teha ei tahaks. Noh, ikkagi suudame ikka päris mööda panna. Aga ma tahtsin teile öelda tegelikult, et ausalt öeldes, ega ma ei oleks väga imestanud, kui oleks võinud see Berrettini selle turniiri ära ka võita. Ta oli ikka fantastiliselt hea soos ja jälle ülikahju. Covid. Ja no täpselt, et ta oli ju ainukene vend koos Novak Djokovic'iga, kes sellel aastal pole murul mitte ühtegi mängu kaotada. Tal on 9-0 on saldo murul peale seda käevigastust, kui ta tagasi tuli, et kahju. No, need olid ju Berrettini, Medvedev, Cilic, et sellised mehed eemale jäid. Jah, nii on. Aga tahate veel midagi öelda kokkuvõtvalt Wimbledoni, selle ajaloolise Wimbledoni kohta või tõmbame... No mis meelde jääb ajalooline Wimbledon muidugi. Läbi aegade suurima auhinnafondiga tenniseturniir, üle 40 miljoni naela jagati auhinnarahasid. Kas see üldse ajaloo jooksul vist esimest korda mängiti neljapäeval juba finaali? Pühapäeval mängiti ka tennis, tavaliselt pühapäeval puhatakse Wimbledonis. Ja esimest korda nüüd lisandus ju Wimbledoni turniirile ka U14 turniir, mida varem ei ole olnud. Et see oli ka huvitav, see oli küll huvitavalt round robinite ja alagruppidega tabelid, ma korra vaatasin neid tabelid seal, aga ikkagi on sellised asju, mida pole varem olnud, jah, Wimbledis on alati. Ja ma lisaksin siia juurde peaväljaks 100 aastat ja väga kena tseremoonia endiste tšempionitega, kus sai näha oma noorbõlve iidoleid väljaku peal ka. Sa olid kohal selle? Ei, üks ei olnud, aga üks iidol oli ka puudu, teate, kes puudu oli? Serena oli puudu. Jaa. Miks ta puudu oli? Sest ta nõudis 5 autot endale kogu turniiri jaoks. Kõigile liikmetele. Aga ei olnud kahjuks nii palju autosid. Jah. Aga võt, selline see turniir oli. Juulis matšpalli enam ei näe, sest mina isiklikult lähen puhkusele aga augustis hakkame jälle kütma, eks ju, Riho? Täpselt nii, muidugi. Põhja-Ameerika hooaeg algamas ja turniire tuleb järjest siin. Kuule, mis seenioride meistrivõistluses sai? Ma vaatasin, tabeleid ei ole tennis.ees. See oli ITF-i turniir, nii et sa pead sealt vaatama tabeleid. Ma lähen otsin, kuidas Rihol läks siis. Või äkki Riho ütleb ise, kuidas ta läks? Ei, saade hakkab meil täitsa, meil ei ole rohkem, enam ei ole, et kahjuks ei mahu enam siia eetrisse. Minge otsige kõik üles, kuidas Rihol läks. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni. Näed aega. Nägemist. Matšpalli pani mängu Unibet. Mängijatelt mängijatele.